Tere kõigile minu poolt. Nii nagu öeldi, siis minu nimi on Kersti ja olen Jõhvi põhikooli õpetaja. Ja täna tahan ma jagada teiega oma suurepärast kogemust, mis eelmise õppeaasta lõpus siis nii meie koolis kui ka tegelikult 8 teises Ida-Virumaa koolis ja lasteaias aset leidis. Ehk siis me pöörasime oma klassiruumi pea peale. Mis siis täpselt toimus, sellest ma teile täna natuke räägingi. Me tahtsime, et meie koolid ja ka lasteaiad oleksid sellised, kus nii lapsevanemad kui ka õpetajad omavahel kokku saavad. Ja me teame tegelikult väga hästi, et selleks, et õpilane üldse kõige paremini õpiks, peab ta ise proovima õpetada. Me näeme õpetajatena ka seda, et lastevanemate suhu on üha rohkem jõudnud mõiste ennastjuhtiv õppija ja nad ootavad, et nende õppijad, nende lapsed oleksid just ennastjuhtivad. Ja kuidas seda üldse vanematena näidata, sellepärast me nad kooli kutsusimegi. Õpetajana me teame seda, et kõige parem viis õppimiseks on ise õpetada. Me kipume teinekord liiga palju võib-olla õpilaste eest ära tegema, aga tegelikult me võiksime võimalikult vähe seda teha. Need olid sellised väljakutsed, mis meid pea peale pööratud nädalal ees ootas. See idee ise tegelikult kasvas välja ühest väga väikesest mõttest, mille haridusmentor Triinu Pääsik meile avaldas. Ja koostöös ettevõtliku kooli ja hariduskopteriga muutus see mõte ühtäkki hästi suureks ja haaras kogu Ida-Virumaad. Ja ettevõtliku õpetajana loomulikult otsustasin, et võtan ka sellest osa. Me pöörasime siis oma 4. klassi õpilastega klassiruumi täiesti pea peale. Kutsusime oma vanemad õpilasteks, panime õpilased õpetaja rolli ja õpetaja oli siis ainult vaatleja ja mentor. Kõige keerulisem selle teema juures oligi võib-olla see, et millised on need asjad, mida siis nendele õppijatele anda, mida nad oma vanematele õpetama hakkavad. Ja otsustasin siis, et võtame ette sellise keerulise raske teema nagu inimese elundkonnad. Teema valiku põhjuseks üks oli see, et ilmselt see on selline asi, mida võib-olla lapsevanemad ei mäleta nii hästi ja lastes on see ka uus ja huvitav. Milliste rollidega me pidime kokku puutuma, milliseid väljakutseid meid uues rollis ees ootasid. Et õpilasel oli tegelikult ehk kõige lihtsam seda õpetaja rolli võtta, sest õpetaja on ju see, keda ta igapäevaselt klassi ees näeb. Võib-olla uudsena tundus talle see, et kuidas üldse õpetada. Missugustest osadest üldse see tund koosneb? Mida ma üldse õpetama peaksin? Sest ma ei andnud neile ette peale teema mitte midagi muud. Kogu materjali pidid nad ise üles leidma ja kokku panema. Üks suur väljakutse oli ka see, et kuidas üldse rolle jagada. Vanematel oli ka põnev, sest oma kooliajast olid neil kindlad teadmised, mismoodi see õpetamine seal klassiruumis käib. Nendel olid ka omad mured. Pärast vestluses vanematega selgus, et kõige suurem mure oligi see, et kas nende laps ikka saab üldse õpetamisega hakkama. Seejärel nad tundsid mured ka selle pärast, et kas nemad saavad õppijana hakkama. Võib-olla küsitakse nende käest asju, millele nad ei oskagi vastata. Nad ei tahtnud sattuda sellisesse piinlikusse olukorda. Üllatusena tuli aga neile hoopiski see, kuidas meil tänapäeva koolis õppimine toimub. Et kui nende ajal oli õpetaja see, kes teadmised ette luges ja lapsed pidid lihtsalt küsimustele vastama, siis pea peale pööratud nädala raames olid õpetajateks sellised õpilased, kes läbi arutelu nende teadmisteni jõudsid. Läbi küsimise ja teineteise täiendamise seda vanemateni viisid. See oli vanemate poolt ka üks väga suur tänu, mida nad siis pärast ka nimetasid, et tõesti see keskkond, kus tänapäeva õpilased õpivad, on nii vaba, kõik saavad küsida, keegi ei pea midagi häbenema ja selline rahulik meeleolu jäi neile meelde. Nüüd õpetajana, ehk siis minu vaatevinklist,
Ma ise hindan, et see roll oli kõige raskem just minul ära anda, see õpetaja roll ja seda vaatleja ja mentori rolli vastu võtta. Mu kõige suurem hirm oli see, et mida ma üldse selles rollis olles tunnen. Kas ma kardan, kas ma tahan midagi laste eest ära teha või ma suudan jääda ikkagi rahulikuks ja mitte sekkuda. Veel puutusin ma kokku sellise kogemusega, et kuidas üldse mitte õpetada, vaid suunata, juhendada, küsida just neid õigeid küsimusi, mis viivad lapsed selleni, et nad ise loovad oma teadmise. Natuke oli mures ka sellepärast, et kas mul jätkub ikka piisavalt aega ja kas õpilastel on piisavalt aega. Tahtsin ka teada, kui palju üldse aidata tohib. Et see oli selline väljakutse võib-olla, mis mul väga hästi välja tuli, kui ma pärast selle peale mõtlen. Et ma aitasin neid täpselt nii palju kui vaja, aga võimalikult vähe. Ja nii nagu öeldakse, siis tegelikult oma silm on ju kuningas. Ja mul on võimalus natukene näidata teile seda vahvat, toredat klassiruumi, mille me siis pea peale pöörasime. Ja kui te nüüd küsite minu käest, et mis on siis muutunud pärast seda pea peale pööratud nädalat, siis minu õpilased teavad, miks on tunnil sissejuhatus ja mis seal sissejuhatuses tegema peab. Teavad, et tund lõpeb peegeldava faasiga ja oskavad küsida. Minu vanemad, kes on mulle väga kallid, teavad täpselt samamoodi, et õppimine ja see, kuidas õpilane teada saab midagi, ei ole enam see, mis nende ajal, vaid kõik toimub läbi arutelude, läbi diskussioonide, üksteise mõistmise ja võib-olla kuulamise. Ja mina kui õpetaja usaldan oma õpilasi kindlasti palju rohkem. Ja siinkohal on mul väga hea meel öelda, et pea peale pööratud nädal tuleb sellel aastal uuesti. Juba märtsi lõpus Ida-Virumaa ja ka Järvamaa koolide õpetajad on kõik oodatud sellest toredast üritusest astuma ülesse. Ja kes veel tunneb, et ta tahaks seal osaleda, siis leidke meid ülesse ja võtke meiega ühendust. Aitäh!